Viljandis spa-hotelli ehituse käigus tekkisid sellel nädalal ehitajal ettenägematud takistused, mis jättis nii mõnegi majapidamise siin samas läheduses ilma veeta. 1,5 meetrit, 2 meetrit. Kus see tume osa on, sealt saadik oli vesi. No minul on samamoodi tühi. Nüüd räägitakse, et 2 või 3 päeva enam seda põhjavett järve ei pumbata. Nüüd vaatasin, eile oli võib-olla sentimeeter vett. Täna täpselt ei tea, võib-olla on 2 sentimeetrit vett. Aga no veetase pidi olema muidu meeter. Pump hakkab võtma kusagil vähemasti pool meetrit peab pumma olema. Et 2 rakkejagu on ikka kuivaks jooksnud. Noh, ära ei sure, aga nördimus tekitab. Ütleme, kui tehakse suur ehitus, suured plaanid, projektid, mitte keegi ei tea, et põhjavett võiks see mõjutada, kui sealt sügavale kaevatakse, ära pumbatakse vesi. Teadmatus häirib rohkem. Ja nii ta oli, jah, et tegime siin hüdrogeoloogilise uuringu jaoks proovipumpamisi ja siis tuli siuke üllatus meie jaoks, et inimestel oli salvkaevud tühjaks saanud. Jah, tõepoolest kolmapäeva õhtul see teadmine linnavalitsusse jõudis. Üsna ootamatult loomulikult. Ja esimese hooga oli tunne tõesti, et asi on väga tõsise kriisiga on tegu. Nüüd on pilt linnavalitsuse jaoks ka selgemaks saanud ning ala, millest jutt käib, puudutab Karja tänavat, mööda Tartu tänavat staadioni poole liikuda kuni Ranna puiesteeni ning sellel alal on veega probleeme 26 kinnistul. Nendest 26-st 14 on niisugused kinnistud, kus on salvkaevud ja neid ilmselt kasutatakse, aga neil 14 on olemas ka linna veeühendus. Ehk et tegelikult jääb järele 12 kinnistut, millel tõepoolest salvkaev on ainus võimalus vett saada. Nendest 12-7 on niisugused kinnistud, millel tänaval on liitumispunkt olemas. Ja selle trassi väljaehitamine just puudutab ainult kinnistu siseseid töid. 5 kinnistul ei ole ka tänaval liitumispunkti. Nii et kokku 12 kinnistut, millega eluliselt ja kiiret tuleb tegutseda, on siis praegu selle probleemiga kaasas. Hetkel on ehitajaga paljudele juba ulatanud abikäe probleemi lahendamisel. Ja just, me oleme juba esimesed tööd ära teinud, inimestel on vesi majas ja koostöös linnavalitsuse ja Viljandi veega me kaardistame ära nüüd olukorrad, kus siis selline olukord on tekkinud ja siis leiame lahendused. Õnneks ei ole need tööd sellised, mis võtaksid nädalaid, et on ikkagi mõnes päevast tegelikkuses. Kas ja kui uudne selline olukord teie jaoks on, kes on ju ehitanud tegelikult suurhooneid päris palju? No sellise vee hulga nagu pealevool on tegelikult üllatus, et ei ole varem niukese hulgaga, et ta ei ole otseselt nagu jõe sees, ta on ju ikkagi siin kalda peal, aga see on pinnase vesi ja see tuleb linna poolt, see ei tule järve poolt. Keskkonnaamet hetkel ehituseks piiranguid ei sea. Tegelikult ega me ei oska ka ette prognoosida, mis seal tööde käigus võib juhtuda, et ehitaja nüüd taotles veeluba ja eks selle veeloa taotlemise käigus siis hinnatakse kõiki riske. Ja eks siis peaks saama ennetada vähemalt neid riske, mis seal tekivad. Mis nüüd edasi saab? Pannakse töö seisma? Ei, me tööd seisma ei pane. Meil veel on mahtu kaevata küll, enne kui me veepiirini jõuame. Eks siis uuringud näitavad, mis moodi me edasi läheme. Paraku ega paremat perspektiivid öeldi, et ehk sügise hakkab jälle vett tulema. Et enne suve kastmisooaega see ei lohuta. Linnaveega kastmine on väga kulukam.